No nii, tere sõbrad ja elagu Eesti, elagu Eestimaa rahvas, siin loodus, kultuur, õitsegu, kasvagu ja olgu meil kõigil tarkust ja teadmist, julgust ja suurt südant, et siis see üleminekuperiood, kui me siis liigume suuremasse väkke ja reaalsesse iseseisvusesse, saaks olla kõige mõnusam, et see võtab meie kõigi panust ja tööd, et ma teen endast parima, loodan, et sina ka. Ja täna oleme veel eriti sellises murrangulises geopoliitilises olukorras, rahvusvahelises üldsuses, kus siis meie suurim liitlane ja toetaja NATO-s ja üldse Ameerika Ühendriigid on justkui asunud tunnistama oma eksimusi, mis on tehtud läbi aastate ja kutsuma siis ka meid siin korrale, et Jeffrey Sachs oma ütleks maailma raputavas kõnes, eks, eelmine nädal Euroopa Parlamendi ees tõi just välja Eestit ja seda, kuidas me siin usuvabadust ja kõike seda, neid väärtusi oleme siis nii-öelda minetamas, oleme siis sõjakad ja agressiivsed, välistamaks diplomaatiat või sellist suhtlust lihtsalt tembeldades teist poolt valetajaks. Et see ei ole hea nii-öelda samm ja kutsus meid üles sellest lapsikust käitumisest suureks kasvama. Ja ma pean temaga paraku nõustuma ka J.D. Vance'i Müncheni konverentsil peetud kõne, kus ta hurjutas, et Euroopa liidrid on oma rahvast kaugenenud ja rohkem nii-öelda tsenseeritakse ja rünnatakse neid, kes ei nõustu nende nii-öelda poliitiliste vaadetega. Ja see ei ole hea praktika ausas maailmas ja demokraatlikus ühiskonnas, et kui Ameerika on oma kurssi muutnud, siis nad nüüd järsku ütlevad, et kuulge, et enne olime jah, ühes paadis kõik, aga nüüd meil on poliitiline režiim muutunud ja me ütleme, et see kõik on väga vale ja nad ei tee seda üldsegi alusetult, sest et tõesti on palju kurja tehtud, ükski sõda ei õigusta ennast. Ja minu sõnum on see, et meie väikse riigina ei saa siis võtta mingit ambitsioone rahvusvahelises üldsuses kellelegi teisele kohta kätte näidata, sest et meil ei ole lihtsalt, esiteks see paneb meie enda julgeoleku ohtu ja seda ta tõi sealt välja ka Jeffrey Sachs ja mitmed nii-öelda poliitikud ja hääled siinsamas Eestis on öelnud, et kuulge, agressiivne poliitika ja välispoliitika ei ole julgeoleku tagamiseks, vaid see kahjustab seda. Et ma liitun ja nõustun sellega ning kutsun kõiki üles rahumeelsele, targale, koostööle põhinevale debatile, et kuidas me siit siis rahvana edasi saaks. Ja teiselt poolt on meil ärkamas maarahvas, kes siis koguneb taas rohujuure tasandil, tuleb kokku kogukondadena, mõtleb, arutab kaasa, sest et repressioonid on nii suureks läinud Eestis ja see idiootsuse ja ajuvabaduse nagu tase on juba nii ilmne ja kõrge, et kui palju võib koormata ühte väikest rahvast ja kes annab selleks õiguse ja aluse, et kas meil on demokraatlik ühiskond või mitte. Et siis on vaja neil inimestel, kes on eksinud, jäänud varguse või vale või korruptsiooniga vahele, on meie esindajad. Nüüd tuleb tagasi astuda, sest nad on kaotanud oma laste esindajate huvid. Ja samas on vaja igal ühel võtta isiklik vastutus, mitte veeretada seda vastutus, et et kunagi niikuinii midagi ei muutu, või et poliitikud ütlevad seda ja rahvas ütleb sama, rahvas ütleb, et poliitikud ei muutu ja poliitikud ütlevad, et rahvas ei osale ja ei ole huvitatud. Et iga ühe roll ja kohustus on anda endast parim, et meil lastele jääks siis alles maa ja kultuur ja keel ja loodus ja
ja kõige parem nii-öelda kompott oleks neile edasi antud. Nii nendest teadmistest kui sellest, mida me siia siis nii-öelda iga oma tegevuse ja mõtte ja ütlemisega maha jätame. Sellepärast on väga oluline olla nüüd kohal ja neil, kes on siis ärganud tulla kokku ja hoida seda ruumi ja seda valgust ja seda täiskasvanud debatti, sest et kui on traumeeritud mingisuguste isiksushäiretega inimesed pandud pukki, kes võib-olla ei suudagi ratsionaalset arutelu pidada või vastutust päriselt kanda, siis see ei tähenda, et me laseme neil ennast paljaks varastada või meie looduse ära rikkuda või meie pojad ja mehed ja isad ja vennad sõtta saata. Et ei, et meil on vaja päriselt kokku tulla, kallid eestlased, ja mõelda, teha neid valimisliitusid, maarahvaks arvele võtta endas, sest põlisrahval tõepoolest rahvusvahelise õiguse läbi on õigus oma maa ja looduse ja kõige selle kultuuri säilimisele. Aga Eestis praegu ei tunnistata põlisrahva olemasolu, meil justkui ei ole inimesi, kes oleks eestlased, aga tegelikult me ju oleme. Et sellepärast mul on see maarahva ja põlisrahva algatus kohe südamelähedane olnud, siis ma saan aru, et tõesti põliselanike, põliskultuuride, meie Eesti kultuur on jäänud vähemusse, suurde vähemusse maailmas. Ja kui meie selle eest ei seisa, siis keegi teine ka ei seisa. Et see multipolaarne maailmakord samamoodi võib-olla tahab meid võtta siit ja sealt ja olge kõigeks avatud ja tehke kõike ja andke kõik ära, mis teil on. Aga ütleks, et see, mis on tulnud esivanematelt ja traditsioonidelt, et seda tuleb austada ja tark mees, naine teeb seda. Nii et proovime ka olla tolerantsed, mitte üksteisele kõigile ette kamaldada, kuidas te elama peate, aga vähemalt neis asjades, mis meid kõiki puudutavad, nagu meie energeetika, meie põhiseaduslikud õigused, vabadused, kuidas me maksuraha kogume ja kasutame. Et selles tuleb osaleda ja üheskoos nagu parim optimaalne lahendus tõesti leida. Ja see eeldab meie kõigi osalemist. Nii, päev enne sõja algust, sõda algas siis 2022, 24 veebruar. Päev enne seda oli meil, ma olin toona siis Rakvere Valdorf koolis ühiskonnaõpetuse ajaloo õpetust andmas gümnasistidele ja mul paluti teha kõne, vabariigi aastapäeva kõne. Ja ma tahaks teile selle ette lugeda. Ja tuletan meelde, et see oli päev enne sõja algust. Mul on selline mustand, et see ei ole võib-olla täielikult sellises vormis, nagu ta oli. Mul on ka kohtanud kuskil, aga enamjaolt tundub, et ma saan selle sõnumi teile edasi anda. Tere head kuulajad ja tere tulemast ka minu poolt vabariigi aastapäeva peole. Täna on meie riigi iseseisvuspäev. Mida teie jaoks tähistab see sinimustvalge lipp? Meie hoiakud ja suhtumine saab alguse kodust. Mida teie oma vanematelt kodumaa ja riigi kohta kuulnud olete? Mõelge selle peale. Päriselt. Ja mida te oma lastele räägite? Mida te siis edasi kannate? Mina olen kasvanud üles taasiseseisvunud Eestis ja mulle on lapsest peale räägitud, kuidas elame vabas riigis, kus kõrgema võimukandja on rahvas. Ja meie lipp on mulle tähistanud just seda vabadust, oma kodumaad, ühte sõbralikku, siirast, töökat ja rahumeelset rahvast. Paljudele vanematele on meie lipp vabaduse ja iseolemise sümbol, mis toob meenutusi ja mälestusi sellest ajast, kui me ta tagasi võitsime, kui võõrvõimu alt vabaduse valisime. Iseseisvus taastati sadade tuhandete inimeste tugevast tahtest ja südamesoovist ning selle rahumeelsest väljendamisest. See on meenutus sellest väekast tundest ja rõõmust, mis vabaduse ja iseenda peremees ja valitseja olemisega kaasneb.
Kodutunne, see turvatunne, millest saad vabalt hingata. Koht, kus lõdvestuda ja oma päris olemuses puhata. Ma usun, et just sellel iseseisvuspäeval saame seda meelde tuletada. Seda kodutunnet, kodumaal elades olla, kus tahes, see on meile ülioluline. See kuulumise tunne, see, et sa oled vastu võetud nii nagu sa oled, et see on sinu koht. See on see, mida enamik meist, ma arvan, sisimas selle oma riikluse juures kõige kõrgemalt väärtustab. Ja see on see, mida siis iseseisvuspäeval oma südames päriselt tähistatakse. Meie juuri ja pärimust, meie ajastute ülest ühtsust, meie kultuuri ning lootust helge tuleviku üle. Tugev riik, ühiskond, kogukond või pere saab alguse meie enda hoiakutest ja sisemisest harmooniast. Kui seda pole, on inimesed kergelt manipuleeritavad ning tunnevad end ohvrina. Halloo! Mõeldes, mida mina väiksegi küll suure maailma muutmiseks teha saan, oleme juba eos alla andnud. Vaid me enda sisemisest muutusest saab alguse muutus meie maailmas ja eeskätt meie elu kogemuses. Meil on meeldima hakanud mugavaks saanud passiivsus ja tarbimine, tühi jutt ja alaväärsus, mis on taustal ja tihti suure eituse taga meie elu kujundamas on. Milleks kasutame seda hetke ja seda päeva, mis meile on antud? Kas oleme päriselt kohal ja adume, mis toimub meie sees ja peegeldub meie ees? Kas märkame sõpra, õpilast, pereliiget, kolleegi või klassikaaslast ning tema vajadusi? Või oleme liigselt hõivatud automaatsete reaktsioonide, iseenda hirmude ja lugude viljelemisega? Vastandudes ja võideldes me vaid võimendame seda probleemi. Selget arusaama omamata, mille eest me seisame, millist maailma ja elu me täna loomas oleme ning millest meie teod päriselt ajendatud on. Kui me seda ei mõista, ei ole meil ka selgroogu, tugevust ega iseseisvust. Nõnda ei saa me toetada teisi, vaid vajame ise abi ja tähelepanu. Siit on see vastutus, saate aru, eks? Me vajame seda lootust ja usku ja armastust, aga me ei saa seda oodata kelleltki teiselt, et andke meile või öelge nüüd, mis ma tegema pean. Või tuleks keegi ja päästaks see valge laev, kogu aeg keegi teine. Vaid meil tuleb ise olla see muutus, meil tuleb võtta lõpuks see vastutus ja kanda seda vastutust. Mis tähendab isemõtlemine, iseseismine, vabadus? Suudad sa mõelda vabalt ja südamega, sest et ilma südameta me kaugele ei jõua. Meie tunded ja sisehääl annavad tunnistust meie väekast või väetist olekust. Sellest, kas kõnnime hirmu või armastuse radadel. Meil kõigil on vabadus ja vastutus luua enda elu ja väljendada oma tõde. Igaühest meist kokku moodustub kogukond, riik ja inimkond. Igaüks loeb, iga hetk on oluline, iga teo või tegemata jätmisega ehitame homset ning külvame seemneid, mis tulevikus vilja kannavad. Nii et vaadake, kas siis ohakaid või tulpa istutada, eks. Ja tervitused meie tulbi istutajatele, olete suurepärase töö
suurepärase tööga hakkama saanud, et kõik kevadel Kirne mõisa. Peame julgema avatud kaartidega otsa vaadata sellele, mis on toimunud. Olema selge, värske ja aus. Tunnistama oma vigu, andestama. Austama oma ligimesi ja kõiki tõega. Enda olemise puhta väega. Sest tõde üksi on parim ravim, mis laseb parimal lahendusel esile kerkida ja vabadusel elada. Eituses ja näpuga näitamises ei ole vastutust. Ja kus ei ole vastutust, seal ei ole ka tõelist vabadust. Olgu meie elu, meie kool ja pered ja riik selge, ärkvel, õitsegu armastus. Elagu ja õitsegu Eestimaa. Elagu vabadus, julgus ja iseteadlikkus. Hoia Jumal Eestimaad, meie rahvast, meie vabadust. Homme tähistame või täna siis me oleme täna uuel vabariigi aastapäeval, eks 3 aastat hiljem. Miljonid inimesed on surnud Ukrainas ja Venemaal ja osad inimesed meist on väga vastutustundetult ümber käinud oma sõnade ja ähvardustega ja ohtu pannud sellega ka meie rahva jätkumise, meie sõprade, meie pereliikmete elud ja saatuse. Ja me ei saa lubada sellisele asja enam kaugemale minna. Me peame päriselt võtma nii rahumeelse ja konservatiivse ja neutraalse välispoliitika kui vähegi võimalik. Me ei ole agressiivne rahvas. Ei ole. Et need ei ole meie inimesed, need on meie rahva reeturid, kes on meie eest niimoodi kõnelemas, sest et see on olnud kõik üks infooperatsioon, palun saage aru sellest. Et teie teadvus ja nii-öelda selge mõtlemine on kaaperdatud selle hirmu ja kõige selle poolt. Et sa ei pea jooksma välja endast nahast hüppama ja minema ründama selle vale ajendil, et teine on paha. Et ei, saad aru, üle maailma toimub selline valetamine, vassimine põhimõtteliselt kõikidele rahvastele üle maa. Ja nüüd on selline ärkamise ajastu käes, kus siis seltskond, avantgaard, need, kes on võib-olla juba valmistunud selleks, on oma pimeduse juba läbi hekseldanud, on need uued valguse sõdalased siis, kes tõesti julgevad rääkida rahust ja armastusest. See ei ole nagu nali, aga osadele inimestele tundub see, oi, et sa oled nagu nõme, kui sa räägid rahust. Et te olete ise nõmed, et kui te sõjast räägite, sellest tuleb aru saada. Ja täna on see hetk, kus enamus inimesi juba saab sellest aru ja see ei jätku enam niimoodi. Teil ei ole enam voli ja te ei jõua kaugemale selle kõigega. Nii et see ongi meie rahva ärkamine, et meie esindajad ja juhid tuleb võtta vastutusele nende kuritegude ja vaenuliku tegevuse eest, mis nad on teinud. Need tuleb taandada, nad ei sobi sellesse ametisse. Ja meil on vaja koos Raku tasandil siit kogukondadest, kohalikust omavalitsusest tulla taas kokku ja hakata mõtlema, kuidas me loome seda elu, kui meil ei ole seda mugavust tarbimist ja ühiskonda, kus kõik ette taha ära öeldakse, mida mõelda, mida öelda, mida süüa, kuidas riides käia ja nii edasi. Et targad inimesed on veel siin ja mõtleme kõik koos läbi, et meid on nii palju, et ei saa meid kuskile ära saata ja see tõde on palju nakatavam kui teie COVID, mis iganes nakkus, see läheb nagu kulutuli. See puudutab inimeste südameid ja äratab need päriselt ülesse. Ja rahvas, kes on ühtne ja tugev ja hoiab kokku, on kõige suurem julgeoleku tagatis ja garantii. Mitte üks võõras võim ei tule üle piiri. Kui me teame ja me kõik seisame selle eest, me ei ole nagu kakleme omavahel, ei saa isegi läbi. Et päriselt meil on kaks alusprintsiipi, ühist eesmärki. Me tahame kõik rahu ja armastust. Tahame rahus ja armastus elada, õitsengut luua siia igaüks oma ellu ja
ja nagu that's it, noh, see ongi meie platvorm, sellele me tuleme kokku. Ja siis me saame nagu võtta selle, et rahu ja armastus ja vabadus, see eeldab seda, et me saame kõik väljendada ennast ja tõde ja parim, optimaalne ja kõige parem lahendus selgub avalikus debatis. Ja sellepärast olen mina siis võtnud läbi selle Red Pilli platvormi, mida ma ehitan, selle eesmärgi endale, et pakkuda seda alternatiivi, seda platvormi, kuhu me saame kokku tulla ja arutleda, kus ma jagan julgelt enda südame sõnumeid ja veendumust ja seda, mis mind inspireerib, selleks, et inspireerida teid ja äratada ja treenida ja juhendada neid ärganuid, neid julgeid ja neid uue maailma juhte. Et meil on väga vaja teid, nii et ajage oma jalad tagumiku alt välja ja teeme seda koos. Ärge proovige ise järgimiseks türanniks troonida, kes kõigile karjub vihaselt ette, kuidas nad siis elama peavad, vaid vastupidi. Selline alandlikkus on, südamlikkus on alus, kuidas inimesed meid päriselt kuulda saavad. Ja ei pea kartma, et okei, seda tuld ja seda jõudu ja seda väge ka, kui me oleme nagu emotsiooni ja tuld täis, et me peame kuulama neid inimesi ikkagi, see ei välista meid vastutusest. Sest et elu ongi elus, emotsioonid on osa elust. Aga sõnum ja sisu on oluline. Aga me peame olema lugupidavad, me ei saa üksteist tühistada või tsenseerida või vait suruda või solvama hakata. Saame aru, et igaühe triggerid on nende vastutus, et need, kes solvavad ja on niisugused vihased ja sõjaõhutajad ja kurjad, neil on endal raske. Ja kui need ärkved täiskasvanud nagu teadlikud inimesed, kes me siin oleme, me saame aru, me ei pea ise minema selle mänguga kaasa. Eks? Selge. Loen edasi, ma mõtlen, et mul oli mustand praegu kaasas. Kui keegi leiab selle originaalvideo, sellest tehti ka video seal, see oli Rakveres Waldorf kooli aktusel 2022-23.02, siis palun jagage sedasi ja tore oleks ka see üles leida, sest minust see oli nii märgiline, see oli päev enne sõda. Ma nägin ja tundsin seda, mis oli nagu tulemas ja peale mind üks NATO assotsiatsiooni õpetaja Aivar, kes oli sellest nagu polariseerimisest nagu kaasa läinud, pidas siis nagu sellise nagu vihase kõne ja laulis seda džihad-džah seal. Et selline kontrast sellele. Me peame hoidma seda keset, seda rahu ja hea sõdalane ei ole kunagi vihane ja hea diplomaat samamoodi. Nii et teeme seda palun kõik koos, eks? Ma loen veel seda lõppu, mis siin mustandis oli meil. Hoia Jumal Eestimaad, me rahvast, me vabadust. Täna tähistame meie riigi iseseisvuspäeva, meie vabaduse, iseenda printsiipide ja väärtuste eest seismise, oma riigi ja vabalt ja enda parimat hüvangut silmas pidades. Selle valitsemise pelgmeenutus oli mul toona kirjas, eks? Sest et see oli nagu just kadunud. Ja täna ma tunnen, et see tõuseb ja tuleb taas läbi meie. Vabas riigis võime me kõik oma arvamust vabalt väljendada. Meie valitsus esindab rahvast ning kaitseb igaühe huve ja põhiseaduslikke õigusi. See on meie rahva iseotsustamise manifest, taotlus ning tõsiasja nentimine ja väitmine, otsusekindel kuulutamine, et sõbralikud ning võrdväärsed liidud ja koostöö teiste rahvastega on väärikale rahvale vaid toetuseks ning põhineb vastastikusel austusel. Kui selgub, et oleme kahjulikus suhtes, kas välispoliitiliselt või kodanik riigivõimu suhtes, on meil alati kohustus olla aus, avatud ja läbipaistev. Väljendada oma tõde, tekkinud kahtlusi ja nõus olematud, selget ja sirge seljaga. Usaldagem ja andkem oma toetus neile, kes seda tõsiselt kannavad ja väärtustavad. Vaid sellistele suhetele, institutsioonidele ja inimestele, kes teid ja kõigi huve austavad, teie aega ja energiat targasti kasutavad. Hea riik ja valitseja on õhuke ja läbipaistev,
Ta ei tiku liialt sekkuma ja kontrollima, vaid loob eeldused ja võimalused, et toetada kodanike ja siinsete ettevõtete kasvu, haritust ja elu üldiselt. Jättes oma kodanikele vabadus, annab aateline valitseja kodanikule oma usalduse. Vaid nii pälvib ta ka rahva usalduse. Blink nagu halloo, kas läheb nagu sellest, kust see usaldus tuleb nagu jess, mul ise on hea meel selle teksti üle. See kehtib nii perepea, ettevõtte juhi kui ka õpetaja ja lapsevanemana. Peame enne usalduse nõudmist olema usaldusväärsed, suhtuma kõigisse lugupidavalt ja jätma neile nende isepära, nende vabadus, olla see, kes nad sisimas on. Kontrolli vajadus ja kahepalgelisus on märgid meie enda sisemisest ebakindlusest ja haavast, mis panevad meid käituma hirmu, mitte armastuse ajendil. Ja mida igaüks meist siis teha saab, hoida seda visiooni, väljendada seda selgelt, jagada seda. Ole hea, jaga seda videot, kui see sind kõnetas. Ja tulgem kokku ja hoidku Jumal Eestimaad. Õnnistused teile. Tšau. Vabandust. See on laensõna, kuidas meie siis soovime üksteisele eestlastena. See võiks debatt olla, et kui me tšau ja sellised ära vahetame, ütlen, et minu vanema põlvkonna sõbrad ütlevad hüva. Et olge siis mõnusad ja hüvad. Ja näeme peagi. Tšau. Jälle see tšau. Vahepeal tuleb jälle välja juurida, need on nagu saanud, saate aru, meile harjumuspäraseks ja nii sügaval sees, et me isegi võib-olla ei ole tähele pannud, aga hakkame siis rohkem tähele panema, mida me ütleme, mida me mõtleme, sest sõnal on jõud ja vägi ja iga mõte ja sõna ja tegu on justkui nagu kokkulepe või tellimus või leping universumiga, kõiksusega, Jumalaga. Nii et päkapikud. Jumal kuulab kogu aeg ja teeb märkmeid ja toob sulle siis vastuseid sellele, mida sa oled välja andnud. Et see on selline põhjus-tagajärg seos, see alusprintsiip, kuidas see reaalsus toimib. Ja kui sa tahad rohkem teada saada, kui sa tahad sellist teadlikkust ja julgust ise endasse rohkem süstida, oma organisatsiooni ja meeskonda tuua, siis ma olen koolitajana ennast nüüd välja kuulutanud, arvele võtnud, et palun vaadake, tutvuga, mida Red Pill platvorm parasjagu siis korraldamas on, sest et korraldan seal nii ise kui erinevate lahedate inimestega ägedaid koolitusi, jagan podcast'e, poste ja hakkan nüüd vaikselt sellest kookonist välja tulema, sest et aeg on küps, Eesti rahvas tõuseb ja mina koos meie kõigiga. Yes. Nii sündigu. Seda kõike kujustame. Õnnistused.